See on siis pandaboard ja see siin on temale lisa, ütleme selline plaat, et siin on pandal välja toodud üks SD-kaardi pesa, tal põhimõtteliselt on klemmid siin kuskil kõik need otsad olemas, siin on 1,8 voldi teisendajad 3,3 peale, 2 mootorikivi, Renesas protsessor, siin tehakse 12,5 volti OLED ekraani jaoks, siin on 3,3 voldi kivi, siin on praegu enamus asjad peale jootmata, aga siin on siis toiteblokk pandaboardi toiteks, et ta suudab anda 3,5 amprit 5 volti, mis söödetakse lõpuks siis siia sisse. Siin on suured lüüdid peal, et põhimõtteliselt seal teisel pool on suure voolutarbega asi. Nii. Ja pandaboardil on meil siis külge joodetud väline Wi-Fi antenn. See on puhtalt sellepärast, et pandaboardi enda kaasas olev Wi-Fi antenn või see siin peale joodetud ja see võib jääda meie robotil küllaltki sügavale roboti sisemusse, et me ei ole kindel, kas sealt midagi levima hakkab. Ja siit on maha joodetud siis seeriali kivi, mis teeb selle 12 voldi peale selle pesa jaoks. Et me plaan on siis suhelda pandaboardiga läbi seeriali, kuna see on üks standardsemaid asju, aga me suhtleme siis otse 3 voldi liidesega ja sellepärast on siin välja toodud juhtmed. Nii. Ja püüame selle asja kokku panna. See on esimene prototüüp ja seetõttu kõik asjad ei ole õnnestunud nii hästi kui tahaks. Et siin tuli natukene kraapida mul vaiba noaga, et saaks kõik asjad ei püsi. Nii. Et trükkplaadil on üks mõõt õrnalt valesti läinud ja tänu sellele ta ei tahtnud hästi peale minna. Aga põhimõtteliselt pandaboardil on siis selline pistik ja selle pistiku ma surun siis kokku ja siit kaudu käib enamus meie suhtlusest nende kahe plaadi vahel. Et siin on SD-kaardi ühendused ja palju muud. Kuna ei lähe, siis on karta, et nüüd on Wi-Fi juhe siin vahele jäänud. Nii, nüüd läks. Et siin on siis pandaboard uuesti nüüd, siin on tema audio sisendväljund, siin on tema Ethernet, meil on siin väike joystick, et selle abil tuleb hiljem kasutajaliides, siia peale tuleb OLED ekraan, näoke suurem. Siin on, need on praegu väga halvasti peale joodetud, on lintkaablipesad, on ühel pool ja teisel pool. Et siia tulevad siis magnetpöördeandurid külge. Siin on programmeerimise ots jäetud. Siin on nüüd paigutatud siis kondensaatori laadimise mehhanism siia ülesse. See põhimõtteliselt toodab kõrge pinget. Ja kuna seda kõrge pinget veel toodetakse mingisuguse sagedusega, et siis ma olen üritanud selle viia nii kaugele kui võimalik muudest juppidest ja see on üks väheseid asju, mis on siin plaadi peal. See on lihtsalt selleks, et mürad ei kostaks siia allapoole läbi, et siin on 2 kihti siis sellist maa ühendust vahel ja siin pool trafos tehakse veel madalpingega toimetatakse. Siis see kõrge pinge on ainult siin välimiste otste peal, et ta jääks võimalikult kaugemale muudest asjadest. Ja nii siin olevad kondensaatorid või põhjal olevad kondensaatorid üritavad ka veel seda madalpinge osa siis siluda, et see müra ei kostaks mitte kuhugi mujale läbi. Nii. Disaini vigu siin on. Nendest kondekatest üks on vastu SD-kaardi pesa ja seetõttu ei lähe see asi hästi kokku. Siit enam-vähem nagu asi töötab. Aha, ja siin on nüüd niimoodi, et üks mootori kivi on jäänud siis selle toite pesa vastu.
et võimalik, et selle toitepesa ma võtan siit lihtsalt maha. Mõtleb seda alles. Siin võib ka lihtsalt natukene plastmassi vahelt ära hööveldada. Et kui versioon 2 teha, siis tuleks sellised vead loomulikult ära parandada. Aga selline ta on. Ja robotil peaks ta niimoodi minema, et see asi on siin võimalikult ees, kuna pallilöögimehhanism on ees ja kondensaator on siis ees. Et on arvestatud sellega, et juhtmed jääks võimalikult lühikeseks. Mootorid põhimõtteliselt võivad ka natuke müra toota, seepärast on mootorid pandud, siin on teiselt pool kivid ja mootorite otsad on siia välja toodud. Akude otsad on niimoodi, et nad on jäetud siia, et siit tuleb tegelikult juhtmed tõenäoliselt võtta 2 plaadi vahelt ja viia sinna siis, kus akud on. Need ei tohiks väga häirida kedagi. Oleks võinud mööda trükkplaati veel tuua selle kuhugi lähemale, aga ütleme, need on suure vooluga asjad, et trükkplaadi peal oleks väga raske selliseid jämedaid radasid siit kõigi vahelt läbi tuua, et lihtsam on hoopis juhe. Et selline ta on. Kinnitusaugud peaks olema enam-vähem samad, mis pandal pandud. Mõni kinnitusauk on küll natukene kinni kaetud, aga nagu näha on, et praegu ei ole isegi ühtegi kruvi ja ta seisab juba enam-vähem. Ja siin on ja 4 nurgas on augud ja siis siin ühe serva peal veel. Et selline.